No nii, tere sõbrakesed. Näete, kui kaval liigutus mul on ju. Et muidu on nii valge, et ei ole siukse päiksega harjunudki, et täna on tibi-tobi soe ilm. Kolmapäev ja Keenia ralli testikast see on ära olnud. Facebooki väikse videoksi panin. Praegu mul on olukord, kus kes mulle kaupa peab tooma auto siia lattu. See oli politseile vangi jäänud ülekaaluga, nii et ma ootan, kuni see tuleb. Järelikult mul on aega, ma saan vähekene videot teha. Et kõige esmalt ma muidugi tänan siin Wildwoodi, kes meil pani peale Rootsi rallit siukse südamekese, tegi ilusa auhinna. See auhind on kohale toimetatud. Siis tahan tänada Baltoili, kes toetab. Praegu mul on Baltoilid ainult suvine gaasipesuvedelik, aga noh, siin läheb natukene aega, on väiksed tõrked, et me saaksime koos enne ühe video teha. Et siis sealt vist tuleb nagu muud nänni ka veel. Ja et saab meil tore olema. Siis ma tahan tänada Võru fänne, nad nimesid luban nimetada. Nemad aga pannud nüüd peale Keenia rallit ongi, mul on pakk on käes. See pakk on niimoodi, et ma lihtsalt küsin üle, mis seal sees on, et ma ei tahtnud lahti võtta, et sellega on hea edasi saata, et seal on üks nokamüts ja tass peaks sees olema. No nii peaks nagu olema, ma ei tea, üks siuke pakk on nii suur. Ja siis Askomer ehitust tahaks tänada, temal on siuke pikem plaan, et enne Rally Estoniat, mis ralli meil seal siis oli, et siis sealt tolle ralli ennustusega tuleb auhind, et seal on ka väikest probleemi selle auhinnaga seal, et kõik asi oleks ametlik ja ilusti toredasti, siis seal küsis natukene tagasilöögi, aga ma usun, et see laheneb, et kuidagi saab ikka ilma auhinnata jää. Tema poolt oli muidugi lubatud neljapäeva rallipäeva pilet või neljapäeva pilet, eks ju, rallipass, ütleme niimoodi. Ja siis seal vist midagi nii veel juurde, aga no vahet ei ole. Elame-näeme, kuidas läheb, ilma ei jää. Niimoodi, siis on veel see teema, et võt ma selle öösorri laulule tahtsin, et saadaksite ka oma laulusõnasid või värki, aga näed, kuri vaim keegi ei olegi saatnud, ma ise midagi kokku miksisin AI-d kasutades. Et vaatan, et kui te nüüd jalgu kõhu alt välja ei võta ja ei saada mulle, no siis ma pean need enda tehtud sõnad saatma laulupoistele ja nemad võtavad ja siis vaatavad, kas nendest annab midagi kokku miksida või mitte, aga mulle see meloodia poolest ja see refrääni osa nii väga meeldib, et ma tahan, et oleks selline amatööri laul. Niimoodi võt. Aga no, mis veel, nüüd see Keenia ralli taustal siin mingi Belgia väljaanne või mingid ajakirjanikud rääkisid, et Hyundai lõpetab selle aastaga siis asja ära, et siis tõmbab stepsist juhtme välja ja ongi kõik finito. Aga noh, muidugi seda on arvata on, sellest on pikk jutt on, teate, kui mäletate, et siis kui räägiti, et vaat Formo läheb siin Hyundaisse ja puha ja leping ja puha ja vaat siis juba räägiti, et huvitav, kas on nii hea mõte minna, et lähed ja üks aasta ja noh, nii palju on, et vähemalt aasta saad siis palka teenida ja võib-olla tehti 2-aastane leping ka. Me ei tea seda, et siis kui lõpetavad ära, maksavad pappi ikka, noh, saab näha, saab kuulda, kuidas need asjad on. Aga asja juures on põnev see, et kui ma aru sain sealt selle artikli põhjal, siis 2026, et siis jagatakse, noh, kuidas jagatakse, aga siis võisteldakse MM tiitli peale WRC2 autodega. Nii et seal on praegu juba konkurents väga kõva, aga no ma kujutan ette, et siis on ikka päris kõva see teema. Ja muidugi noh, Škoda on kõva, ma ise siin olen siukese väikese spekulatsiooni õhku viskanud, et Robert Virves siin ka nagu Škoda tiimis sõidab ja ma arvan, et eks seal on kõigile midagi teada olnud ja ma arvangi, et need endale kindlustavad seal siis niimoodi, et olekski nagu tiimisõitjad. Ja et selles mõttes ma arvan, Virvese karjäär läheb ülesmäge, siis ma muidugi algul arvasin niimoodi, et äkki Škoda tuleb ka, et kuna need autohinnad just nagu toodi alla ja need, mis need praegused VRC-ud on, VRC1, et äkki panevad ka, Škoda paneb välja siis selle VRC1, et kui ta natukene kallim on, et siis äkki saavad hakkama. Ja siis ma mõtlesingi, et siis äkki istutatakse Virves sinna rooli. Aga noh, kui nüüd tuleb välja, et sõidetakse WRC2-dega, noh, siis on asi hoopis lihtne.
samas näiteks noh, Toyotal on äge, neil on neid Toyota WRC2-si palju, sõidavad, neil on sisuliselt valmis, samad mehed jätkavad ainult WRC2-dega ja ütleme näiteks on nii, aga mis on nagu kõige suurem murekoht on sellisel juhul on muidugi M-Sport. M-Sport peab hakkama siis nüüd sel aastal kõvasti oma Rally2 või Rally WRC2 autot kõvasti nüüd arendama. Ja kuna Romet Jürgenson on seal saanud ka mingid ekstra sõidud seal Walesi meistrikate sarjas või rallis, eks ju, et Inglismaal seal sõita, siis ma arvan, et seal selle asja pikem plaan ongi see, et võib-olla Romet mängib suurt rolli selle WRC2 Fordi arendamises, et seal peab seda arendust kõvasti tegema hakkama ja mine tea, äkki tema on siis üks arendaja seal ja mine tea, äkki paistab järgmiseks aastaks juba siis ka koht sinna tiimi kuidagimoodi mingite nippide, mingite valemitega niimoodi, et igal 10 juhul läheb asi tegelikult põnevaks läheb, sest olgem ausad, et need WRC1 autod, kui nad praegu ka vaata kohitseti nagu ära, et siis no nagu suurt pointi nagu ei olegi nendega sõita, kui nad veel kallimad ka on, et siis miks mitte. Kui need samad mehed istuvad sinna nendesse autodesse, et siis on see konkurents nii kõva, kellelgi pole midagi öelda, et oi näe, noortele ruumi ei ole, noortel on siis ka ruumi, kõik saavad sõita, kõik saavad vastu panna ja ongi mees mehe vastu sõita, ei ole siin, et autodes veel erinevus või midagi on. Et selles mõttes on see kindlasti üliäge. Mis Keeniast veel koha pealt, no Keenias on minu andmetel on seal Eesti rallifännide dessant. Seal on üks on kohe kindlasti 5-liikmeline jõuk, ma ütlen. Toredad amatöörid ka ilmselt, sest mulle pilte saadeti, ma panin neid pilte üles ja siin taustaks ka nüüd, las nad jooksevad nii palju, kui mul neid on. Et loodetavasti nad saadavad veel, siis ma panen kogu aeg neid pilte sinna juurde Facebooki lehe peale, et see on ülimalt tore, kui nii kaugelt maalt ka tuleb pilte otse koha pealt, sellisel juhul need on nagu eksklusiivsed pildid, mis niisama internetis ei ringle kuskil. Noh, võib-olla kui on sealt neid või siis meie lehe pealt võetud, et siis lähevad ringlema, aga ma mõnda olen juba näinud. Siin Oti suur vend, Bruno Soier, siit meie lehte jaganud ja värki, et igatepidi on see tore. Nii et teie, kes te seal dessanti teete Keenias, piip ja prillid, olge tugevad, pidage vastu, lõvidega ärge maadelge ja sebradega võite ratsutada, nendega võib-olla ongi kavalam, saab katsetel ägedate kohtade peale minna. Aga et äge saab olema ja küsisin ka, et noh, et kuidas selle ilmaga seal on, mis seal koha peal räägitakse, kuidas on, et vist ikka tuleb ralli ajal pidi vihma ka ikka tulema niimoodi, et ütleme pealtvaatajatel, kes koha peal on, nendel on kindlasti jama vaadata. Aga meil, kes teleka ees vaatavad, no me saame täiega tugitolles nautida seda asja, sest noh, sõitjatel võib-olla ei meeldigi lõune jama libe ja iga muda ja rõvedad olud, eks ju. Aga meie saame vaatemänguliselt, saame ikka väga vinge asja osaliseks ja siis selgubki, kes on sõidumees, kes mitte. Et saab näha, ma ennustusse ka. Muuseas, ma ei tea, kas ma olen siin pilti pannud, ma katsun nüüd siia panna, et mul ei ole ta lahti võetud, aga niimoodi koti sees on infotar või, vähe pildi pealt näete, et siin üks rallifänn pani selle auhinna välja. Et see on siis aasta lõpus WRC Fantasy, kes seal sarjas siis nagu esimeseks tuleb, siis tema saab selle. Nii et see on mul olemas, kodus panin ka niimoodi ilusti ära, see on kõik siukse vinge koti sees ja siis on kile ka veel ülest ümber pandud, aga sangad reakott, et kaasas kanda ja komplekt rooste vabast, siuke vägev grill. Ja et igasti vahva värk. No mis siin sõitjatest rääkida, no ma ei tea, mina panin siin et Katsuta võidab, aga kurat nüüd Kauri Pannas rikkus mul tuju ära, ütles, et statistika ütleb, et Katsuta ei saa tulegi lõpuni, aga ma vist panin
vist pani niimoodi, et Katsuta esimene, Ott teine, Romapera kolmas. Aga praegu tundub, et Rova on ka ennast üles leidnud ja eks tuleb kõva andmine, nii et ma ise arvangi, et tegelikult terve selle ralli jooksul tulebki siuke omavaheline kõva maavõistlus, tulebki Oti ja Kalle vahel, ma arvan. Aga noh, saab näha. Ja muidugi, mis on vägev, ma mõtlesin, et siin osad rääkisid, et ei tea, kuidas ma olin kohe 100% kindel, et küll need juhid hakkavad siin streikima selle jama peale, mis seal Formole tehti, see mingi röögatud rahv ja siin mõned ütlesid poole sõnaga juba välja ka, et eks midagi, nagu Romapere ütles, et ega tema kas suurt midagi ei kuule ja kes siin veel ütlesid, et neil on ühesõnaga kõik mehed nagu ühel joonele, et koos on otsustatud, et ei annagi need intervjuus enam niimoodi. Et testikatsel Formole näiteks ei ütlenud ka midagi, oligi täitsa vait. Aga noh, ma ise siin hommikuses videos viskasin siukse väikse vembukese omast arust, et kui näiteks näidisintervjuu, et kui küsitakse, et no, et kuidas katse oli, et siis öeldakse, ei, katse oli tore, nägime 2 sebrat jalutamas käsikäes, üks sõi jäätist ja teisel olid õhupallid käes on ja et tore oli. Mul ikka köha veel. Sellepärast siin sõitu tulles ei olnudki, kui ma tulin sõitu, see oligi siuke haiglane tunne, igavene köha, jumal rõve olla. Et ei saanudki videot teha ja siis küll õhtusel ajal jääd seisma, siis on juba jumala pime. Ja ongi kogu see jama. Praegu ka ma ei teagi, kuna ma seal ühelt maalt üles saan pandud. Aga siis ma tahan üht koma teist juurde panna need pildikesed ja nagu nägite, et siis on nagu äge. Aga noh, vaatame, selles mõttes saab äge olema, ma ei tahagi rohkem siin praegu sõitjates mitte midagi spekuleerida, öelda sellepärast, et ma ütlen, siin on isegi ennustada jumala keeruline, siin ralli võib kõike juhtuda. Aga võt, mida ma ei tea, huvitav on päris see, et ma nägin kuskil Romet Jürgensoni postitust. Kurat. Et oli ka mingi sebradega postitus. Nii et ma saan aru, et ta on ka seal Keenias vist ilmselt koha peal. Kas niisama nagu puhkusereisil või on niimoodi, et võib-olla tegi ka reket tuleviku mõttes, et oleks reke olemas, et võt seda ei tea, et päris huviga kohe ootaks, et äkki tuleb Rometilt mingi postitus, et mis ta seal teeb. Sest sebradega mingi pilt oli, ma nägin kuskile poole pandud. Nii et ma eeldan, et ta on seal kohal. Nii et eks me saame näha. Aga jah, tore, ma loodan, et te kuulasite kõik ära ka. Parkfermee saade oli täna päris hea. Neil on ka raske, neil on ka niimoodi, et töö ajal peavad kuidagi sebima, et seda teha. Powerstage'i poisid olid seekord jumala varajased, pidasid ilusti reeglist kinni, neil alati pühapäeviti enne rallit. Et tuleb, et oli juba pühapäeval olemas, neil venib alati selle kokkuvõtte saatega. See läheb niimoodi, et küll ta tuleb teisipäeval peale rallit või kuidas, et neil ka töö kõrvalt ja kuna kõik asjad kokku võtta, et teha, et varasti neil oli, et kohe peale rallit, õhtul tuli saade juba välja, aga nüüd nad on ka tead, kas töötavad põhjalikumalt läbi või mis teema on, et igatahes ma ütlen, iga kord mul siis närvid jumal läbi, ma muudkui kraatsin seda telefoni, vaatan, kuna tuleb. Aga tänane päev on ilusti juba päästetud niimoodi, et Parkfermee on ära, mulle Parkfermee saade väga meeldib. Kui Kauri Pannas seal on, siis on ikka saade nii ta on hoopis teine hingamine selle saatele, alati on põnev kuulata. Aga võt niimoodi, et oleme tublid, paneme pöidlaid videole, et siis on amatööril hea meel, siis ta saab eputada, oi, mul nii palju laike, värki. Aga vaadake, video saab üles, siis on veel aega, et ma ütlen, järgmine nädal ma tahan need laulusõnad ära saata. Ja et eelmises videos, mis on amatööril arvab, ma numbrit ei mäletagi, mis ta seal on. Aga mis enne seda numbriga oli, seal on see öösoori lugu on kohe alguses, saaksite teada, milline see meloodia on. Ja võtta sinna üks laulusõnu vaja. Et seal see refrääni osa, et seal see peab jääma umbes nii, nagu ta on. Aga umbes nii, et don't põe, amatöör räägib sulle oma tõe midagi, midagi kuidagi niimoodi.
aga niimoodi oleks sihuke vahva ralli teemaline laul, lühikene, mitte pikem kui 3 minutit, originaal vist ongi 3, aga no mingi, no ütleme 3 salmi ja refrään, eks ju. Ja et sihuke 2 minutit lugu või umbes nii. Ja mulle väga meeldib ja ma ütlen, et laulupoisid lubasid selle ära ka laulda. Ja et siis saab nagu päris ehtne amatööride enda lugu. Aga okei, tänaseks ma lõpetan ja siis ma nüüd võtan arvuti ja proovin seda hakata natukene siin kleepima ja vaatan, kui palju ma siin seistes jõuan seda ära teha. Et enne üles ei pane, kui ilmselt alles õhtul, siis kui kuskile poole jõuan. Aga tšau-pljau, oleme rallilainil.